Jah, näed, tõmbangi juba nii-öelda spordidressi selga ja eks siis hakkab pihta. Meil on nüüd pikk paus olnud, et tahaks jällegi sõitma hakata. Eile kell 2 helises telefoni ja küsiti, kas tahad. Ega liiga pikalt mööda ei lasknud. Nüüd on viimasest võistlust 9 kuud möödas ja saame jälle siit samast pihta hakata. Eks ikka mõnele Fabiale ja Volkswageni tahaks ka kanna peale astuda, et põnevad kindlasti. Kodune rallihooaeg algab Otepääl, kui sõidetakse ära sprintralli talvistes tingimustes. Kiiruskatseid natukene vähem kui 60 kilomeetrit ning kiiruskatseid sõidetakse 2-3 korda. Jah, eks ta on selline nagu natuke teistmoodi formaat kui tavaliselt, et rohkem võib-olla selline nagu treeningformaat. Võidukohustus, ma arvan, et on kõigil, kes siin R5-ga stardivad, et eks kõik tahavad võita. Ega siin midagi sättida pole aeg, et kohe tuleb kiire olla, kui tahta teistega võidu sõita. Ma arvan, et hakkame otsast minema ja avastame, mis pill on. Katsed on ka väga ägedad, et saab päris fun olema. Kohe peab algusest gaasi põhja vajutama. Stardinumber on 1. See on midagi uut sinu jaoks. See on uus, aga see on siuke põnev väljakutse, et ma ootan suure huviga. Keskel. Mis on just tehtud, hakkame esimesest peale, kohe põhjad probleeme polnud? Suuremaid probleeme ei olnud, võib-olla lihtsalt enesekindlusega natuke. Eks see uus kogemus on see teed puhastamine, aga siuke enam-vähem sõitmine oli rahulikult, et eks nüüd kõik hakkavad kiirust kasvatama. Vaatad saegu ka, et Ken tagant tuleb, seal on 5,7 sekundit praegu see vahe. Okei, sul on 2-2, aga ikkagi 5,7. See suur vahe ei ole, et see on üks väike viga ja see edu on läinud. Sul on 2 katsega 5,7 sekundit. Ja endalegi üllatuseks siin vaatasime, et täitsa mängus jah, et vaatame, mis teha annab. Poolterav trampliinil, vasak 2,5 terav pidu. 2 katset nagu juhti. Ajaliselt 17 sekundit suures piiris maas liidritest. Vaatad sa neid kellu aegu ka või ikka vaatad? No ikka vaatan, ega spordimees siis, kus sa siis saad. Et eks loomulikult tuleb nagu tagasi hoida ennast neid vaadates. Aga ma ütlen ausalt, see enesetunne, mis oli nagu sõidus, siis nagu tegelikult see ikkagi päris seda aega ei peegelda. See kaotus oma tunde järgi tundus, et on 2 korda suurem. Ja ütleme, pidurdusmaadel olen praegu kõvasti tagasi, et vast nüüd teise läbimisel saab nüüd paremini paika, et ikka rallil on natuke teistmoodi kui lihtsalt testi sõita. Esiots võib-olla siis on julgemad kui mina hetkel. Sul oli varu ikkagi päris palju julged öelda. Jah, kindlasti. Georg ütles, et tal oli nagu kõvasti varu, kuidas sulle? Ma loodan, et mul ka, aga eks näis, vaatame, kui kaugele me täna minna tahame. Ja, varu on kindlasti kõvasti. Ma olen ise tegelikult rohkem ka teise ringi mees, et kui nagu rada on rohkem sisse sõidetud, siis mul justkui tuleb seda julgust ka rohkem juurde. Et natuke sätime autot, vaatame, mis muutub, kas läheb paremaks ja siis kui ajad reageerivad ja siis sealt edasi.
hooga kohal ja nüüd vist oli see esimese sõit ja mure kõige suurem, et ei no jäljed on ees, aga valed jäljed on ees ja jah, kuidagi hästi-hästi keeruline autot rööbastes hoida, et lihtsalt väga palju pidi autoga võitlema. Nüüd hakkad vaikselt aru saama, mida Ogeerid ja asjad mehed räägivad seal, et lihtsalt ei mahu rööpasse. kolmandal näpistasid juba natuke tagasi, et tuli ära. Jaa, ei, selles mõttes see oli positiivne üllatus, ega ma arvan, et järgmine või viimane läbimine selle katse peale oli väga keeruline olema, et seekord ka, et Kauri just naeris, et pole ammu kuulnud, et käin ähikstrooli taga, et see oli tõsine nagu puškaga sõidaks. Ja parem 3 läheb 3,5 kinni, 30. Vasak 1, 20, parem 1, 20. Nagu täitsa erinevad katsed olid see esimene ja teine läbimine, et kuigi tee oli sama, aga see esimene kord ja teine kord, et teeolud, rööpa vahe on ju väga suur, rööbas oli aga see rööbas oli samas nagu kitsas, et ei tekkinud nagu sükest asja, et oleks nüüd lihtsalt jälg, ükskõik nagu puhas olnud ja sa oleksid saanud ilusti teed kasutada, on ju. Et sükseid olukordi nagu ei tekkinud, mida ma lootsin, et tekib. No ikkagi astuvad eest ära kõik. No ikka korralikult, et ei saa kuidagi üldse pihta rajale, et arvatavasti autoga on ka midagi, mis nagu ikka üllatab nii palju, et ei saa seda rütmikat katset sõita. Nüüd on 2 katset veel, tegelikult ei ole veel nagu otsustatud mitte midagi, et väga põnev. On väga põnev, meil ka. Ja võidusõit ei ole veel läbi, et 1 ring veel, 5,8 sekundit, kui me räägime just seda nii-öelda Georgi vahet, see on ju tegelikult täitsa püüda. Jaa, ei, ükski võidusõit ei ole enam läbi, kui on läbi, et selles mõttes, et lähme vaatama. Ikkagi MM-i ja EM-i mehed on selgelt paremas vormis, et ütleme nii, et ega anna alla? Ei, alla ei anna, ega selge see spordimees ikkagi, aga Pime ka natukene, et see juba sind ei häiri, et sa Artikus said päris pika kooli. Jaa, Pime mind ei häiri, jah, et Artikus oli tõesti kõva kool, et pigem nagu isegi ei mõtle selle peale lihtsalt. ja trampliinilt vasak 1 pikk läheb poole teiseks. Trampliin keskelt 30. Parem poolteist, trampliinil läheb 2 kiireks alla. Vasak 1 ja trampliin paremalt flat. No nii, karikad on käes, et palju õnne. Aitäh. Selgelt, eriti lõpus ikkagi, kui juba olud läksid nagu väga raskeks, palju oli rööpassõitu, siis oli näha, et MM-i ja EM-i meestel ikka seda kogemust on rohkem ja neil tempo kasvas, et me nagu oli raske nagu, okei, vahed olid suured ka, nagu imelik oleks midagi liiga suruma olnud minna, aga noh, selgelt olime nagu hädas sellistes tingimustes sõitus. Tuli ära. Tuli ära. Oli see nüüd kõik nii kontrolli all või mitte? Tegelikult vist mitte. Ei, ikka viimasele katsele minnes oli pinge korralikult peale kroovitud Kenni poolt, et
väga kõva sõidu tegi tegelikult, et proovisime nagu turvaliselt sõita, aga ta meile väga palju varianti jätnud. Esimene kogemus nüüd ikkagi sõita, noh, ütleme ikkagi päev otsa esimesena. Kui erinev see ikkagi on? No väga erinev selles mõttes, mis mind üllatus oli see, et esimene läbimine oli tegelikult kõige lihtsam kõikidest ringidest, et seda ma ei oodanud, aga ütleme, hea trenn. Kuidas noor rallimees võite väga tihti ei tule, võitu tähistada? Kuidas tähistama? Eks näist, ma arvan, et vaikne õhtusöök ja lähen hästi vara magama ka.